sätime soengu ilusti korda ja me oleme nüüd jõudnud, meil ei olnud üldse siia asja, aga tulime ja tekkis mõte, et koolimaja on, vaatasime niisugune viisakas väljanägemine ühel sellisel kogukonnal ja me oleme sellises kohas nagu Konguta. Aga Kongutas oleme me täna sellepärast, et kangutada. Et siin samas teisel pool on suur discgolfi plats, ala, metsaalune mändide all ja väga-väga vinge. Siin on isegi välikäibla on siin kuuse taga, et kuule, mis siin saame kõik oma probleemid lahendada. Ja tuttavad masinad, aga me vaatame üle, kui me siin juba oleme. Sellepärast, et Konguta inimesed, nemad on ju murelikud, nemad ju ei tea. Nad teavad, et neil on siin selline masinapark, aga ega keegi ei ole neile näidanud, kuidas on vaja tegeleda ja mida on vaja teha. Siin kõrval saab võrku mängida, võrku ma ei hakka teile sõbrad näitama, võrgu mängimise kunsti. Isegi väga osav ei ole sellel alal, aga jalad, jalamasin. Kõigepealt mõned kükid. Ja jällegi. Ja ma pean tunnistama, et Konguta jalamasin on võib-olla nendest, mida ma siiani olen proovinud, selle sama masina, lihtsalt ta liigub raskemalt, mis ei tee seda masinat teps mitte kehvemaks, vaid just vastupidi paremaks. Ja ma saaksin siin täiesti vabalt, ma saan veel niimoodi, et ma tõusen varvastele ja tagasi. Varvastele ja tagasi. Ja siin tegelikult päris hea jalatöö samamoodi soovitus 30-40 korda teed järjest. Siis, kui sa oled 30-40 kordust ära teinud, tõused püsti. Püsti kõigepealt 500 kükki. Lõdvestad, võtad ühe jala venitusse, võtad teise jala venitusse. Sa võid ka veel nii teha, et üks jalg on ees kanna peal, tagumine on natuke kõverdatud ja selg on sirge ja selline venitusriie tagaosa, tuharaosa, säär. Väga hea masin, ma korraks proovin teise, lihtsalt huvi pärast vaatan, mis see teine teeb. Ja teine käib ka raskelt. Teine käib ka päris raskelt niimoodi, et väga hea masin, et ilusti jalg töötab. Väga hea, super. Et jala baasharjutus kui selline. Sa võid jalale alati teha, lisaks lähed kükki, kägarkõndi võid teha, sa võid teha väljaasteid. Nüüd ma olen teile näidanud ka, vaadake meie varasemaid saateid ja kurepoiss lendab seal ka. Ja jällegi tuttav masin. Siin on nüüd võtme küsimus. Kui hästi see masin töötab? Ja siis kätekõverdused. Ette ja tagasi. Siin, iseenesest on hea, kui jalad on ees. Ja tegelikult töötab. Küünarnukid on keha lähedal, ette ja tagasi. On siis triitsale jällegi soovitus, kui on võimalus siia mingisugust suuremat, mingi pakk või asi vahele panna. Sa oled kaugemal, kui sa oled kaugemal, siis see venitus on kindlasti sügavam. Kui sa tahad rinda, küünarnukid kehast kaugemale eemale, hopp ja tagasi. Ja jällegi, väga suureks abiks on, kui siin on mingisugune eraldi padi. Vaatame selle masina üle. Seljatõmbed peaksid olema. Nii, lähen siia. Võtan siit käsikutest tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Aga siin on nüüd küll see osa, kus ma saan lasta käed päris kaugele välja. Maksimaalne venitus. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Ja samamoodi, ma ütlen ausalt, et kui ma niimoodi korda mööda teen, siis on tegelikult jutul jumet isegi. Ütleme nii, et 15 kordust teed näiteks, vahetad kätt ja teed vastupidavuse koha pealt väga hea töö. Käsi saab 2 käega jääb nagu lahjaks, aga 1 käega juba tegelikult hakkab looma. Kindel soovin, et siin maks ka malakaga saanud, nagu ma seal Põlva rannast sain, et see kurikuulus kaader. Vaatame edasi. Ma ei tea, tanks selline lilla liblikas. Nii, siin nüüd. See on tegelikult, ma ütlen niimoodi, suhtume asjadesse hästi praktiliselt. Siia võiks, ma ütlen, et tegelikult oma mingisuguse lafka püsti panna, massaažitoa näiteks. Mõtlen, sul on lihased nii pinges. Siin on üks selline korpulentne proua näiteks on siin kõhuli. Ma mudin teda siin kõik ilusti väänan, siis ta röögib siin. Aga samas jah, et lasteaia akna taga, ma ei tea, kui ilus vaade see on, aga sama hästi jällegi, kui lasteaial toimub mingisugune pidu,
ma keeran siiapoole, panen oma lafka püsti, müün siin moosipirukaid ja asju. Okei, nali naljaks, see tegelikult on siis kõhulihase pink, siia on kirjutatud pink, treening, kõhu sirg ja põiklihaste tugevdamine. Kasutamine on ka nagu välja toodud, aga teate, need kasutamistega on tihtilugu see, et see on nagu keegi helistab, kuule ja õpeta, kuidas ma ei oska ujuda. Kas sul pesukauss on? On, alase vett täis. No sain. Vaata nüüd nagu pane sinna pea sinna vee alla ja siis liiguta käsi ja hinga vahepeal. Umbes midagi sellist. No nii, vaatame. See aparaat ei liigu kuskilt pool. Ma arvan jalad siia taha ja läheb üles ja tagasi ja ma juba ütlen, et tegelikult vaata, ta ei ole nagu ühtlaselt, vaid ta läheb nagu kaares. Et ma mõtlen korraks, kas ma olen ikkagi õigel teel. Teine variant on nagu see, et ma lähen siia. Nii, ta on siit. Puusad üles ja tagasi. Puusad üles ja tagasi. Pigem ma kasutaksin seda varianti rohkem. Siis, mis veel? Näed, siin on selline võimalus. Sa lähed alla ja ülesse. Küünarnukid on keha lähedal, töötab rohkem triitseps. Küünarnukid on kaugemal, töötab rohkem rind. Et miks mitte? Näiteks selline võimalus. Et rinnale saab siin, seljamasin oli ka võrdlemisi selline, ütleme nii, et ajab asja ära. See nüüd on siis jällegi, siit on silt on ära kulunud kategooria lihastreening, tuhara lihaste treening, ala see seljasiruta ja see on siis ikkagi see variant niipidi. Nii, lähed siia alla ja lähed üles. Sa ei pea sügavale minna, isegi selline liikumine, siuke väike liikumine mõjutab seda tuhara osa ja alaselga päris hästi ja sa võid ka lihtsalt hoida. Nii, järgmisena on siis see osa. Jällegi seierid, kellad, värgid, et nagu onu tikk-takk oleks tagasi meie keskel. Ajatee on konarlik. Vaata, kui onu tikk-takk elas kuskil kellakapis. Siis nimesid ei maini, aga see oli Tank, kes mu käest küsis, et aga kus see Urr elas? Ja ausalt, Tank, ma ei oska sulle selle küsimusele vastada, kus elas Urri või Urr. Nii, ja pöörded. Ja siin ei ole ka mingisugust takistust. Väga hea töö, võid olla loominguline, väga hästi. Et jällegi, mitte midagi halba öelda ei ole. See tuttav masin on ka juba läbi proovitud. See siis, seljavenitus, sellist asja, väga hea venitus. Vaatame kiirelt üle. See oli siis Puhjapoistel oli see, et polstrit ei tahtnud. Ja ega siin kohalik rahvas ei ole ka. Papist poisid saavad samamoodi siin oma kõhtu teha, vormida ja samamoodi sa võid siin ka teha triitseps. Siin on triitsepsis see ots jääb isegi väikseks. Vaata, Puhjas mulle tundus, et see läks nagu pikemalt. Siit praegu kinni võtta, mulle tundub see väga sujuvalt, et kui sa tahad triitsa, siis pigem siin niimoodi. Et oleks käed võrdsed. Sa lähed, kurat, see on üle ohtlik, paned siia näoga sisse. Pärast mõni lõhkise näoga vend läheb, paneb pildid üles, et vend vähk käis meil kongutas, ütles, et löö nägu vastu seda metallkarkassi. Nii. Sa alla ja lähed üles. Lähed alla ja lähed üles. No põhimõtteliselt saab asja ära teha. Ma ei viriseks, ma teeks sellega päris suure töö ära. Siin on siis juba see lõuatõmbe osa ja redel. Vot seda masinat tahaks ka jälle proovida. 2 masinat on jäänud. Selg. Jalad siia, käed siia. Tõmme. Ja ütleme niimoodi, et ükskõik, kus ma seda masinat olen proovinud, tegelikult on see venitus praegu. Ma ei tea, kas siit läbi kaamera silma on näha, aga ma tunnen, kuidas mu selg on maksimaalselt venitus. Hopp ja tagasi. Ja minu rasvunud selg muutub iga liigutusega järjest rohkem selliseks atleetlikuks. Siin sa mõtled, kurat, ma pean ostma endale uue särgi sellepärast, et see väike see muutub kitsaks. Ja ma pean võtma mitte XL-i ja isegi mitte XXL-i, vaid 3X, XXXL. Niimoodi. Hästi. See on hea masin, seda ma soovitan kindlasti. Selg.
ja jällegi noh, ütleme, et kui 10-15 jääb lahjaks, siis te võid sa ka 50 kordust teha. Ja viimane on siis jällegi jalgdele. Nii, hästi. Selline harjutus. Siin on ka need, loomulikult siin on need punnid ees, et sa päris lõpuni sügavale ei saa, et aga iseenesest töö käib ja päris äge vaade, tore seltskond. Kahjuks jällegi on tehtud korralik välisaal, aga ma siin pean kurbusega ütlema, et see murugi siin ei ole väga tallatud. Mõned üksikud käivad siin, et kahju tegelikult, et kohalikud omavalitsuse inimesed tulevad vastu, genereerivad ja miks see niimoodi on? Päris tihti on niimoodi, et saadetakse küsimused laiali omavalitsuse poolt, et noh, mis te soovite? Ja siis mingi Helmut on ju... Omal ajal me jooksime kosmonautide koolis, me jooksime iga päev 40 kilomeetrit. Mul on vaja spordisaali, peab olema. Siis mingisugune maimu. Tead, kui hea Maie, et teil laps ei ole. Issand jumal. Ja, minu laps tahab jõusaalis käia, hirmsasti tahab jõusaalis käia ja tema sõbrad kõik tahavad käia ja lapse käest ei ole nagu keegi küsinud, et Karlil on jumala ükskõik, kas seal on see saal või ei ole ja Helmutiga on nii, et noh, masinad pannakse siis üles, siis Helmut tuleb, vaatab. Ei, ma ei tea, ma vanasti ikka tõstsime nagu sangpomm ja siin ma ei oska midagi teha. Ja siis see jääbki, kogu kupatus jääb siia seisma, on ju. Ja kui noh, rahvast ka, ütleme, kogukonnas vähe, siis aktiivset rahvast, siis ongi mingi hetk nüüd lihtsalt hakkavad vaikselt nagu rohtu kasvama ja sammalduma. Et olge ka, sõbrad, ise tähelepanelikud ja noh, mul on näiteks Haagel, ise elan Haagel on niimoodi, et seal ei ole selliseid võimalusi. Aga inimesi, seal on kaitseliitlasi, politseinikke, treenereid, seal on päris palju rahvast, kes käiksid iga päev, kasutaksid neid võimalusi. Ma olen linnavalitsuses ja abilinnapeadega rääkinud selle teemal, neil ei ole lihtsalt võimekust praegu sellega tegeleda. Ja samas väikestes kohtades on kõik olemas. Et noh, see on selline minu enda probleem. Aga teie probleem on see, et kui te ei ole veel visade vendadega kuidagi moodi jälgima hakanud neid, siis hakake jälgima. Sest me läheme siin jällegi, nagu täna on, me oleme siin, kus me siin oleme käinud, Ulilas ja Ilmatsalus ja Puhjas ja nüüd me oleme otsapidi, oleme selles, mis see koht oli? Konguta, jah. Kangutame, me tulime Kongutasse, et kangutada, aine. Ja kus me siit edasi läheme, ma ei tea, aine. Aga see on meile huvitav, see on teile ka huvitav ja ma arvan, et see jutt tegelikult suures plaanis, jah, teeme vahepeal nalja, aine, aga mõte on ikkagi see, et anname edasi selle liikumise pisiku, anname mingisuguseid ideid ja mõtteid teile. Olge tublid ja järgmiste kohtumisteni.